mul paljudel tuttavatel tõlkijatel ma tean ja nii mul endal ka on tegelikult selline konkreetne lugu sellega, et minu lugu on see, et kunagi ja tegelikult see algus ei olnud mitte niivõrd tõlkimine kui keeled kui sellised, et ma sattusin lihtsalt, ma arvan, kusagil gümnaasiumi ajal või niimoodi klõpsima telekat ja mingi nipiga jäin vaatama mingit saadet, oli see film või mis iganes, kus olid bulgaariakeelsed subtiitrid. Ja siis oli see kuidagi selline ootamatu hetk, kus ma sain aru, et ma saan aru sellest, nähtavasti mingit pidi vene keele põhjal. Ja see oli selline nagu klõpsuga koht, kus tekkis lihtsalt selline arusaam, et ühest keelest teise minek on lihtsalt mõtlemise jätkamine teiste vahenditega. Ja sellest tõlkimine kui selline oli kuidagi loogiline asjade käik edasi minna. Et vahendada siis seda teistsugust mõtlemist kõigepealt endale ja siis teistele. Tekste ma leian nii, et mida aeg edasi, seda rohkem on selliseid tellimustöid muidugi. Et eks see käib asja juurde, kui selle valdkonnaga tegelda. Aga esialgu ma alustasin tegelikult üldse luule tõlkimisest, sest see oli selline naiivne arusaam, et lühem tekst on kuidagi lihtsam tõlkida, mis sest, et luuletus ei saa olla kuidagi lihtsam tegelikult. Ja siis mind ennekõike paelusid just sellised tekstid, kus oli mingi, minu enda jaoks võib olla väga eripärane või huvitav või kohati isegi nagu seletamatu osa. See võis olla üksik sõna, lause, värss, mis iganes. Ja hiljem pikemate tekstide peale edasi liikudes tegelikult jäi see sama, et kui lugedes ikkagi mingisugune kiiks sees on, siis see on tekst, mida tahaks teistega ka jagada. Tõlkimiseks kõige parem aeg on öösel. Et öö on igatpidi kõige rahulikum aeg, öö on eriti kui tõlkida, ma ütleksin, lastekirjandust, siis öö on veel absoluutselt kõige parem aeg, sellepärast, et öösel see selline ebatavaline või muinasjutulik komponent tuleb ehk isegi kõige paremini välja, et kui ümber on selline salapärane aeg, siis on lihtsam ka võib-olla sellist mitte päris tavalist realistlikku asja tõlkida. Tõlkimise juures on kõige toredam see, kui tekib tunne, et nüüd tuli välja. Et see on alati selline natukene omapärane tunne, kui tööd valmis saades on järsku, saan aru, et olen kirjutanud terve teksti, mis sest kõik mõtted tegelikult tulid kelleltki teiselt, aga just nagu oleks ise kirjutanud. Et see on selline saavutustunne ühest küljest ja teisalt see on loomulikult see, et kui nad päriselt valmis on, siis on nii tore, kui saab neid samu enne mainitud teistsuguseid mõtteid ka teistega jagada.